Tere, armsad vaatajad! Te olete nüüd vaatate videot, kus ma näitan kõiki ettevalmistusi, mis tulid pulmadega koos. Filmisin neid klippe suhteliselt segamini siis, kui need asjad lihtsalt juhtusid. Ma ei dokumenteerinud midagi sellist, et nüüd on see kuupäev, nüüd on see kuupäev. Võib-olla mingitel momentidel ütlesin, et nüüd on nii palju päevasid jäänud ja nüüd on nii palju, aga lihtsalt ette teate, et siin on enamus need asjad, kuidas ma ette valmistasin ja mis ma tegin. Ma tegelikult arvasin, et ma filmisin rohkem, aga tundub, et mitte. Tuleb 3 eraldi videot. Tuleb siis see, mis te praegu vaatate, kus on lihtsalt klipid, kuidas me pulmadeks valmistusime, mingid asjad, mis me tegime ja nii edasi. Siis tuleb nädal enne pulmi, mis tuleb väga pikk. Vot seal on palju materjali ja siis tuleb honeymooni video ja siis läheme tavaliste videoteni tagasi. Ja siin on väga segamini kõik. Üks asi, mis ma tahaks veel mainida, on see, et ma valmistasin seal ette mõningaid asju nende nõude ja klaasidega vaata oma tüdrukute õhtuks. Aga seda te näete järgmine nädal siis. Ja see on vist kõik. Ma loodan, et on huvitav vaadata, sest et mul oli küll nii kuidagi naljakas tagasi vaadata ja näha neid klippe ja mõelda selle peale, et nüüdseks tegelikult homme meil saab täpselt 6 aega, kui me oleme abielus olnud. Ja lihtsalt mõelda tagasi selle aja peale. Okei. Teeme siis lihtsalt niimoodi. Väga olulised uudised. Me otsustasime ära pulma kuupäeva, mis lõpuks tundub realistlik. Ja selline, et ma pean teid ikka kuskil mujal panema. Me panime pulma kuupäeva paika. Ja lõpuks ometi kõik asjad tunduvad, nagu need lähevad paika. Sest et nagu need kukuvad paika. Sest et ma olen nii palju vaadanud mingeid kleite, aga ma ei ole leidnud seda õiget. Ja täna lõpuks ometi ma leidsin sellise kleidi, mis mulle täiega meeldib, nagu arvestades seda, et me nagu kui väikse me teeme. Sest me realistlikult me lihtsalt tunneme praegu, me praegu lihtsalt tunneme, et me tahaksime seda teha kahekesi. Või koos lapsega muidugi. Aga niimoodi, et see on lihtsalt, et see on meie moment ja see on meie nagu kaua oodatud sündmus ja kaua oodatud asi, mida pärast me oleme nii palju vaeva näinud, et me oleksime selleks valmis ja et me teeksime selle õige sammu ja õigel ajal. Ja nüüd lõpuks see moment on käes ja lihtsalt tahaks nagu nii privaatselt kui võimalik, ehk siis meie 2 pluss laps nagu koos olla. Ja kõik asjad kukuvad täpselt niimoodi, et see on nagu õige ka. Ja täna siis ma vaatasin kleite ja leidsin selle õige. Esiteks, ma saan mõelda, milliseid juukseid ma tahan. Ma saan mõelda, millist meiki ma tahan. Ja ei, me ei ole veel kihlatud, aga see tuleb. Tean umbes millal see tuleb. Sest ma tean, kui kaua võtab aega, et see sõrmus siia jõuaks. Ja ausalt öeldes mul ei ole mitte midagi selle vastu. Me oleme avastanud, et mida rohkem avatumad me oleme igasuguste asjadega, seda parem meil mõlemal on. Isegi kui need on mingid üllatused. Nagu ma reaalselt näitasin Margile isegi oma kleiti. Nii et ma ei tea, meil ei ole mitte midagi selle vastu, et näidata. Sest et me oleme nii elevil me oleme nii elevil selle üle, et me saame lõpuks ometi abielluda ja lõpuks ometi seda teha. Nii et me lihtsalt jagame üksteisega kõik. Saame üksteisega jagada lihtsalt seda rõõmu ja ma saan talle näidata seda kleiti olla mingid, aga millised varrukad sina arvad, ma peaksin võtma, kas ma peaksin võtma sellised või hoopis sellised või kas ma peaksin võtma nagu selle asja, mis läheb lihtsalt nagu peale vaata, et ei olegi varrukad. Nii et jah. Ma hakkan tegema esimest torti, milleks tuleb vaarika karamellitort.
ja ma ausalt öeldes, ma ei tea, mis biskviiti või nagu seda koogi osa teha, nii et ma võtsin lihtsalt ühe tavalise, ma näitan. Siin Preppy Kitchen, mulle täiega meeldib retseptid, mis ta teeb. Siin on yellow cake recipe ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma võtan nagu selle koogi osa, selle. Ja siis, kui palju reklaame siin on. Ja teen seda, et ma selle buttercreami ei tee seda, mis temal siin on, sest mulle ei meeldi see võikreem või mis iganes see eesti keeles on. Nii et jah, ja siis ma ostsin sellise väikse suuruse tordivormi, sest et ma ei tahaks, et see oleks väga suur või nagu sihuke lai tort. Ma pigem tahaks, et see oleks kõrge. Nii et ma kasutan seda, et teha seda. Nii et ma hakkan tegema. Ma usun, et see võib päris ruttu minna. Mul tegelikult on aega kuskil 2,5 tundi, et teha. Aga noh, ma põhimõtteliselt teen lihtsalt selle valmis, milleks läheb mingi pool tundi. Panen ahju ja ma ei tea, siis teen kreemi. Nii, ja siin on erinevad maitsed, mis me veel mõtlesime, mis meile meeldiks proovida vähemalt. Esimene on peach and vanilla ehk siis virsiku ja vanilli oma. Siis vaarika karamell, kirsi, šokolaadi ja siis kiivi, maasika ja valge šokolaadi oma. See võib ka ülihea olla. Aga täna siis proovime seda vaarika karamelli. Oih, vilgub. Nii. Ma sain selle tordi valmis, ilmselgelt ma lihtsalt, jälle vilgub. Ma lihtsalt scribble'isin siia peale selle, mis iganes see on, see asi siin. Seda ei tule siia ilmselgelt, aga ma tahtsin lihtsalt proovida, igal juhul. Esiteks, see näeb päris armas välja, ma proovin seda vilkumist ära saada. Nii, nüüd on natuke üle äkki. Kuna täna on kell nii palju, siis ma paneks selle kuidagi külmkappi ja siis homme, kui me näeme üksteist, siis me proovime seda. Ja ma tahaks siia peale veel tegelikult panna neid vaarikaid ja noh, karamelli ei ole. Tegelikult karamelli ei ole kuskil. Ma tahtnud lihtsalt peale ka panna, tahtsin, et sees ka oleks. Okei, nüüd me peame lihtsalt ette kujutama, et sees oleks ka. Aga muidu, vaadake. Tegelikult. Jumal on ju. Täna on järgmine päev. Selline on see kook. Ilmselgelt ma ei tee päriselt pulmapäevaks sellist kooki, aga mu maitsja on siin. Nii et me hakkame maitsma, kuidas välja tuli ja siis anname oma hinnangu. That looks great. On või? 3, 2, 1. Oh jah. Pole üldse kuiv ega midagi. Mhm. Tähendab, me peame selle koogi sööma nädala ajaga ära. Kahekesi. Ja siis ma teen uue koogi, mille me peame nädala ajaga ära. Sina ja Sol olete lihtsalt constant sugar high. Täna on 9. aprill
Aeg hakkab lähenema, sinna on 36 päeva, kui me abiellume. Ja ma vaikselt hakkan siin mõtlema, et mis juukseid, mis meiki, mida kõike ma tahan. Seega ma tegin omal põhja ära, ma varsti pean kuskile minema, siis ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt kiire meigi, aga ma panin ühe video käima, et ma tahtsin vaadata, et mis nagu valikuid mul üldse on, et kas rohkem nagu roosakas või korall või nude üldse pruunikas. Ja ma leidsin ühe video, ja see meik mulle täiega meeldib. Nii et proovime seda järgi teha, ma näitan teile ka kohe. Näe tema, minu arust tema meik on nii ilus, nii et proovime. Makeup artist for your wedding, so you might be doing it yourself. Kuigi ma ikkagi mõtlen seda ka, et äkki ma tahan omale ikkagi mingit meigikunstnikku, et ma tean mõnda, ma saaks küsida. Aga siis jällegi, aga tegelikult nagu sellel hommikul olla meigikunstnikuga. Nagu lasta meigikunstniku poolt teha omal meik. Tundub palju lihtsalt süge, et ma ei pea ise nagu vaeva nägema. Või ise nagu mingi stressi panema sinna alla. Aga ma proovin ikkagi selle meigi teha, sest et äkki mulle meeldib. Mul ei ole nagu täpselt neid samu värve vist ja tooteid ilmselgelt. Aga mul on midagi sarnast teha lihtsalt. Nii, selline tuli see meik. Ma ei leidnud oma huulepulka, see on üks asi, ega huulelainerit millegi pärast. Aga ma tean, et need on kuskil. Nii et ma otsin need üles, aga ma võib-olla tahaks üldse mingit teistsugust värvi, sest ma tahaks, et see oleks siuke roosakas nude. Mulle üldiselt muidu meeldivad need värvid. Kuigi ma peaks veits rohkem nagu lisama bronzerit võib-olla ja põsepuna. Aga muidu, et see on täpselt siuke naturaalne, aga ikkagi on näha, et rohkem kui mis ma muidu igapäevaselt teen. Ja mulle väga meeldib see silma oma. See jällegi see roosa värv toob mu selle sinise silmavärvi täiega esile. Aga ma nüüd kiirustan edasi ja võib-olla näeme siis, kui on aeg mingit soengut või midagi teha. Leidsin sellised. Ja siis ma mõtlesin, et need roosad kausid on nii olulised. Siis sellised küünlaused. Siis sellised väiksed, ma tegelikult ei tea, kas need on küünlaused või baasid. Aga siia saab pika küünlase ikka sisse panna. Sellised klaased, mis on tegelikult väga nice klaased. Või need ilusti nagu saaks ka värgivad teha mingid lillad on väga ilus. Ma vaatan ka sinna midagi. Ma jõudsin nüüd koju ja ma näitan teile, mis ma sain, sest et ma olen mega elevil nende asjade pärast. Panin enamus asja sinna riiulile, aga ma näitan enne neid, mis siin laua peal on. Esiteks, ma ütlen kohe ära, teema tuleb roosa ja valge. Ja siis ma nägin seal selliseid nõusid, mis ma juba teile näitasin ka. Tavalised IKEA, need roosad nõud. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan selle kausi, panen ta kulgi ja siis panen selle siia peale. Ja nüüd see on tordi alus. Ja võib-olla ma saan isegi siia peale midagi maalida. Nagu teha siia võib-olla mingid siuksed lillemustrid või midagi. Mul on küll üks kast šampanjaklaase olemas ja ma vist oma emalt peaksin saama teisega, aga siis neid on 6 + 6 12, meid on kokku 9. Ja ma ei tea, kui kõik saavad ühe klaasi, siis see on võib-olla veits, ma ei tea, awkward, kui nii vähe on või nagu, et taust. Kus me just käisime? Me käisime notaris ja täitsime abieluavalduse. Täna on 8. aprill. On või? Jaa, on jah. Aga me täitsime avalduse. Ja me oleme siin. Ja meie pulmad on 37 päeva pärast siinsamas. Ja me tulime siia notarisse sellepärast, et me mõtlesime, et ma tahaks notaris teha. Ja siis mul oli üks klient. Kes ütles, et ta on jurist, ta töötab notaribüroos. Ja siis me tulime tema juurde ja lihtsalt nii tore tädi, naine. Ja. Nii et tema meid kahjuks paari ei pane, paneb tema üks kolleeg. Jah.
Aga see on mega küll. 37 päeva, baby! Äkki on siis jõudnud natuke suvi. Ja siis oled sa Eveli Masurashvili. Reaalselt. Me rääkisime ammu selle läbi, et Eveli võtab minu perekonnanime, sest ta tahab, kusjuures tema ise tahab. Ja ta ei jäta enda perekonnanime, sest et need 2 koos oleks liiga pikad. Ja siis see notar küsis, et noh, et kuidas siis jääb. Ja siis Eveli tegi. Noh, mis ma teen siis? Ja ma olin nii šokeeritud, sest mis ma seal notari ees olen mingi, ei, minu oma, enda oma ei jäta. Meil lepsime ammu juba kokku. Ja, aga sinu olekus mitte kuskil ja hihihi said reaalselt lihtsalt. Aga sama selle kõnega. Ma ei tea, kas sulle meeldis see mõte sellest kõnest või? Ma arvan, et võib-olla ta peaks paar sõna ütlema, sest kui me tuleme sinna nagu mingi kleidis ja ülikonnas kohale ja sol ja fotograafi, siis ta on lihtsalt selline, et noh, et võtad siis naiseks või. Siis see võib olla veits anticlimactic, aga samas me teeme eraldi peo, kus meil on eraldi kõne ja asjad. Ma mõtlesin ise ka selle peo peale, et meil seal juba on kõne, et päris mingit kõne pole vaja nagu. Võib-olla lihtsalt paar armast sõna nagu selle kohta, et täna on see päev, kus te nagu noh, kahekesi intiimselt seda teete, et see on nii õnnelik ja kõik see, aga võib-olla mingi tutvumislugusid ja päris sükest meie loori ei ole vaja lahti rääkida. Ei hakka väga mainima pulmakuupäevale, et suur tänu Amigole, et me seal... Shout out. Reaalselt. Igal juhul. Väga põnev päev, väga eriline päev. Ja, nüüd see tegi selle kõik reaalseks. Yeah. Me panime just allkirjad ja ühisvara. Yeah. That's crazy. Yeah. See seisis Eveli Masurashvili peale 15. maid. Mul reaalselt hakkab sassi minema iga kord. Mis see nimi on? Eveli. Siis sa oled nagu Beyoncé. Sa oled lihtsalt Eveli. Rihanna. Yeah. Nii, igal juhul. Sina lähed nüüd tööle. Ma lähen nüüd tööle. Mina jooksin koju. Sa jooksed koju. Saia tegema. Saia tegema. Lindast. Jah. Okei. Bye. Okay, bye. Esiteks, sellised klaasid. Mulle täitsa meeldib see kuju. See on siuke teistsugune kuju. Pole nagu tavaline klaas. Nii et võib-olla sobibki selliseks nagu erilisemaks klaasiks. Siis, mulle täitsa meeldis see vaas. Minu just vaasi maalida, vaasi peale maalida tundub ka nii armas. Või, oota, ei, see ei ole vaas, see on pudel. Kann, siuke, kus sa saad panna vett suveks või midagi, sidrunid sisse, et ilus mingi maasikad peale näiteks teha. Siis sellise kujuga klaasid, ka täiega praegusel ajal suhteliselt stiilsed. Ja need ma võtsin 4, sest et ma mõtlesin, et nagu keegi saab võtta kas 2 ja 2 või siis keegi lihtsalt võtab 4 tükki. Mulle endale meeldiks ausalt öeldes need 4 võtta. Ja siis saab need kuskile ilusti nagu panna, kas või niimoodi. Kas või kuskile siia riiuli peale. Siis ma mõtlesin, et pärast äkki keegi tahab nagu teeklaase selliseid teha. Siia mingisuguse näiteks sügisest inspireerituna mingisugused jõhvikad või mingid värvilised lehed või midagi siukest, mis oleks ka täiega armas või mingid oksad või midagi. Siis 2 tükki, oota, ma ei olnud mitte ühegi kohta hindu. Need olid 1 eur tükk, vist, 1 eur. Siis minu arust need olid 60 senti, 60 senti. See oli 30 senti, mis on täiega haige. Siis see oli, ma ei tea, 60 senti. 1 eur. Siis need olid mõlemad 1 eur. Ja ma ei saanudki aru täpselt, kas need olid vaasid või need, kus saab nagu küünalt sisse panna. Aga ma mõtlesin, et küünlaluseks oleks hea ja siuke neutraalne, sest et mul on ainult need sinised. Ja siis 4 sellist kaussi, sest et ma tegelikult olen mõelnud, et ma kodus, need olid 1 eur, et ma kodus tahaksin sellise kuju kaussi nagu mingi hommikuks või vahepeal väga harva mulle meeldib krõbinaid süüa ja siis süüa sellisest kausist oleks
aga muidu mõtlesin peo ajaks, et panna mingeid maasikaid ja viinamarju ja igast selliseid snäkilaadseid toite siia sisse. Praegu ma hoiustasin kõik need asjad omal siia. Ma pean veel klaasid võtma ka panipaigast ära. Ja need ka. Need mulle täiega meeldis, et ma saan siia peale osta need paksud küünlad. Minust mul Tigerist täiega meeldisid. Siin ma valguses vaatan, et need on punased, aga Tigeris minu arust need olid siuksed magenta roosad nagu. Ja täna Mark kinkis mulle nii ilusa orhidee nagu mida lille reaalselt. Ma loodan, et ma suudan seda ilus ka hoida muidugi. Aga jah, igal juhul ma vaatasin, et need olid roosad, siin tunduvad küll punased. Nii et ma ei tea, äkki ma võtan need mingid eredamad roosad, mis seal olid järelselt. Kes veel ei tea, siis Tigeri küünlad on kõige paremad küünlad. Need esiteks, nendest ei tule kunagi mingit rõvedat haisu. Sa pead muidugi tegelikult seda tahti ka lõikama selle jaoks. Siis see, mis siin vooland on jyski küünaldest. See ei voola kunagi, nagu see ei nirise mitte kunagi ja põleb ülihästi, ülikaua, ülihead küünlad, täiega soovitan. Et osta neid sama värvi või ma ei teagi, äkki seal on mingeid muid roosasid ka siia sisse ja siis panna laua peale või kuskile, oleks täiega ilus. Ja need on ülirasked ja siuksed kvaliteetsed, ma ei tea, kus need pärit on muidu, aga muidu oli 2 euri. Ma vaatan, äkki ma leian. Ei, ma ei tea, siin ei ole seda firmat. Aga jah, mulle meeldib, et need on sellised, kuidas ma ütlen, nagu veits kulunud välimusega. Jah, nii et see on siis mu haul ja minust see kõik kokku välja arvatud Solli, okei, ma siin Sollile mingeid neid teemärke vaatada sinna autovaibale, pluss Margile ühe telefonikaane, sest tal oli vaja telefonikaant, aga muidu kõik kokku oli 27 euri vist, nii et. Aga ma ei tea, ma mõtlen, et kuna meid on 9, äkki on veel klaase vaja. Seal on põhimõtteliselt 1, 2, 3, 4. Ja siis on šampanja klaase 6, 7, 8, 9. No 9 on kokku, aga äkki kellelegi ei meeldi need klaasid. Ja tegelikult mis see paar euri. Kukkus tolmuimeja just panipaigast välja. Et mis see paar euri klaasidel ikka on ju. Või äkki ma leian mingi kausi või midagi. Mõtle, kellelgi on mingi, tegelikult mul on ju kausid. Nii tore on seda kõike planeerida. Issand, miks ma tulin just garderoobi kausse vaatama. Samas ma ei tea, et ma tahan ära anda oma kausse. Näe, sellised. Aga minu kausid on veits vanad, äkki ma leian mingid nagu uuemad. Aga mõtle, kellelgi on klaasist selline kauss, kus saab peale mingi maasikaid või midagi joonistada ja siis suvel panna sinna mingit marju või puuvilju, midagi siukest sisse. Täiega armas ju. Ma vaatan, äkki ma leian veel kuskilt. Ma muidu käisin siin Liivalaia uuskasutuskeskuses. Ja ma reaalselt, ma arvan, et ma olin seal mingisugune 1,5 tundi lõpuks. Ma ei tea, ma tavaliselt olen selline kaltsukas käia, et kui ma lähen, siis ma vaatan, ma teen nagu mitu ringi peale. Ja see mitu ringi peale tegemine alati täiega aitab, sest et ma nagu sellel teisel ja 3. ringil leian veel asju, mida ma enne tähele ei pannud. Nii et vot, igal juhul. Ma olen täiega rahul oma saagiga. Ma eile vaatasin tegelikult neid värve ja pintseleid ja asju ka. Ja siis kunst ja hobist peaks võtma. Aga teate, mis on veel? Mul ju tegelikult, ma mõtlesin, et värvimiseks klaase on, aga kui me kõik veini joome. Meil ei ole joogiklaase. Ehk siis ma põhimõtteliselt ma pean
ma pean 2 setti, ehk siis põhimõtteliselt ma peaks 2 setti veiniklaase ostma ja siis 2 setti joogiklaase tavalisi. ja mul oleks teie abi vaja. Põhimõtteliselt ma lähen nüüd õmbleja juurde ja seal õmbleja juures me vaatame mu kleidi üle, teeme mingid varrukad asjad natukene ümber. Ja siis ta ütles, ma reedel viisin kleidi sinna pressimisse. See oli seal, nad tegid selle sirgeks ja nüüd ma täna lähen ja siis me proovime seda selga, teeme mingid mõõdud asjad, kõik mingid siuksed asjad, eks. Ja nüüd mul oleks vaja otsustada, mis kinga ma panen. Mul on 2 valikut. Ma ei näinud väga mingit erilist mõtet, et osta uusi kingi, sest et mul on juba 2 paari kingi olemas, mis sobiksid väga hästi. Aga ma näitan teile. Põhimõtteliselt see on see valik siis. Üks on täiesti sädelev prinsessi king ja teine on selline valge terava, mis asi see ongi, terava varbaga king. Ja ma olen nii kahe vahel, ma ei tea, see on nagu siuke lühikese sellega kontsaga. Ja see on natukene pikem, aga kuigi see kontsapikkus mind üldse ei häiri, ma olen nii harjunud kontsadega kontsi kandma. Aga ma arvan, et sealt varvaste juurest see on võib-olla nagu hästi natukene väike ja see oleks võib-olla mugavam. Aga proovime. Ja kuidagi see on ka tegelikult päris mõnus. Aga see on tavaline valge. Sellepärast ma olengi nii kahe vahel, et ma ei tea. Ma praegu eelistan vist seda valget rohkem. See tundub rohkem siuke pulmalik, see tundub lihtsalt mingi peolik rohkem. Ja muidu hea teada, et need püksid ei lähe mul maani, kui mul kontsi jalas on. Ma pole veel kontsaga jõudnud neid minu juurest kanda. Või äkki olen, ma ei mäleta praegu. Ja ma arvan, et need jäävad. Kuigi ma oleks ette kujutanud, et mul pulmapäeval on natuke pikem konts. Aga suva. Ja mulle meeldib see terav rohkem. See vari seal igal juhul. Jah, ma mõtlen. Samas ma ei tea nüüd, kui ma siit niimoodi vaatan, siis ma ei tea üldse. Tead, suva. Ma teen lihtsalt valge jääb. Valge. Vot, otsustatud. Valge jääb. Nii, siit tulevad minu abiellumise küüned. Need on horrific. See on haige, mida mu see vana töö mu küüntega tegi. Nüüd ma õnneks enam ei käi tööl. Seega, need püsivad ilusalt. Ma käisin just Telliskivi kunst ja hobis ja ostsin sealt neid pintsleid ja klaasivärviseti. Ma mõtlesin seal filmida, aga tead, seal oli ainult mina ja see müüja ja see oli nii awkward. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla mingi teine kord. See on nii awkward. Nii et mul on kõik need asjad olemas. Ostsin 2 klaasi ka juurde siit sõbralt sõbrale. Oli natukene aega, mida parajaks teha. Siis käisin läbi ja siis ma saan kodus näidata.